Köögis täna hommikul Terevisioonis väga värvilised peategelased. Need on peedilehed, ehk siis veel nimetatakse seda asja ka mangoldiks. Lehtpeet on ilus eestikeelne sõna. On ka, aga kus see mangoldi nimi tuleb? No ikka välismaalt. Ikka selge. Kuule, räägi mulle nüüd sellest. Opa, eks? See on nüüd Katrini kasvatatud, tema enda, no ma ei tea, kui palju ta see kasvatamise juures ise osales otseselt, eks ju. Aga see on lehtpeet. Ja see on ka lehtpeet. Need on mõlemad 2 lehtpeeti, siis ühesugused täpselt. Ja see on see lehtpeet, mis poodides on lehtpeedi nime all. Ehk siis tegelikult see on väga noored lehtpeedi lehekesed. Alguses oli see ka samasugused, et see? Alguses ühesugune beebi. Need on see minu ajast, need vahepealsed ilusad. Katrin on hästi suured, mul on ka ilusad. Need on nüüd hooaja lõpus, nad natuke väiksemad, väga kuiv on olnud. Mul on ilusad värvid. On väga ilusad värvid. Aga kuule, ütle üldse, miks nad eri värvi lähevad? Kollane, punane, oranž, eri sordid. Hästi populaarne inglise keeles on nagu vikerkaare lehtpeet. Ongi hästi palju erinevaid värve. Siin on isegi kui lillakat roosat mul. Ja ka täiesti rohelist, sellist heledamat. Ja samas näiteks Lõuna-Euroopas, kus on ka lehtpeet väga populaarne, seal on pigem sellised valged. Või siis roheka rootsuga. Sellised rohkem maitse pärast ja mitte niivõrd värvikirevuse pärast, kus on selline traditsiooniline populaarne köögivili. Nüüd see, kes on linnakivi peal kasvanud, maale väga saanud ei ole, siis ütleme, et selline näeb siis välja see peet, mis on... See on lihtsalt suvikõrvitsete vahele kasvama sattunud peet, sellepärast see peet on nii väike. Ja need on nüüd tavalise peedi lehed. Ja kas need on sama väärtuslikud kui need? No neid annab ka kasutada, et ei pea ära viskama, aga samas on need peedid ikkagi kultuursordid on see välja aretatud ilusa ja maitsva mahlaka lehe jaoks. Kui ma nüüd kaotan igasuguse kontrolli enda üle ja kukuksin siin praegu ühte närima, mis must saaks? Mitte midagi saaks, aga ilmselt on mõnusam närida sul selliseid... Mitte neid ülisuuri, vaid väiksemaid. Jah, need ülisuured, neid me kuumtöötleme täna ja teeme nendest maitsvaid toite. Kas ma võin seda ikkagi täiesti toorete süüa? Proovin praegu maitse niimoodi lihtsalt. Käigu pealt. Käigu pealt. Tal on siuke peedimaitse, rohelise peedimaitse. Natuke nagu rohelise köögivile maitse, natuke nagu peedimaitse. Tal on täiesti muru maitse lihtsalt. Nii nagu ma niidan seda lõhna, mis ma tunnen, siis samamoodi ka maitse. No aga proovi siis seda lehte. Proovime seda lehte. No nüüd hakkab tulema natuke mingit sellist hapukamat ja kõik asja ka juurde. Peedimat. Nii, no mitte see ei ole eesmärk, mis mina siin praegu teen meie tänase lõigu juures. Mis sellest siis ikkagi saab teha, sellest toredast värvilisest lehtpeedist? Igasugu asju teha. Suured tervisliku toitumise harrastajad panevad kindlasti natukene oma rohelistesse smuutidesse. Lõuna-Euroopas on Balkani poolsaarad näiteks, nad panevad lihtsalt lehti keedetud kartulitulka, tambivad natukene sinna sisse ja väga mõnus. Mul nami-namis on üks populaarsemaid retsepte, on lehtpeedi ricotta vorm, selline vormiroog. Ja täna me teeme, põhimõtteliselt või kasutada seda lehtpeedi leheosa nagu spinatit. Et mul ongi siin täna, me teeme sellised väiksed filotainast, feta, juustu ja lehtpeedi täidisega piruka, mida muidu teeksin spinatiga. Kui mul on peenar või põld selline, ütleme, pool hektarit kasvab lehtpeeti, kas ma kuidagi saan seda säilitada ka? Saab küll sügavkülmas ilusasti panna. Et selleks tuleks, nüüd ongi, et kui on retseptis öeldud, et eemalda roots, siis ilmselgelt ei ole mõeldud nagu... Seda rootsus ei pea ilmselt eemalda. Seda ei pea, selle sööd niisama toorelt ära, aga sellest sa ka ei tee midagi eriti sooja. No supile võid visata, aga siit tuleks siis kas kogu varres või soovitatavalt siis ka see paksem rootsu osa, et lihtsalt... Ikka siit vahelt tõmban lihtsalt lahti niimoodi, võtan siit selle alles. Peenikesed rootsud võivad jääda. Tõmbad need ära. Ja siis lõikad selle varre juba juppideks ja kui seda suppi sisse panna, võid lõigata väikesteks tükkideks. Varres saan ka teha midagi? Jaa, varres me täna teemegi, me teeme lehtedest, me teeme nüüd pirukaid ja vartest me teeme sellist hästi mõnusat juustuga vormirooga, juustu ja terasinepiga. Et siis külmutamise jaoks lõikad need väga ilus. Külmutamise jaoks, et lehed, neid võiks eelmalt planšeerida, et siis nad ei nagu vanane enam edasi. Et panna 1 minutiks võib-olla siis, ei pea üldse soolane vesi, võib-olla lihtsalt tee vesi minutiks sisse, varred 2-3 minutit ja siis ruttu jahutada jääkülmas vees, mitte kraani all, aga kohe jääkuubikutega vees ja siis kuivaks suruda sügavkülma. Ja panna selliste portsudena, et ongi selline, mis sa arvad... Korraga sa saad võtta lihtsalt ära. Jah, palju sa supi sisse viskaksid näiteks talvel või hautiste sisse, et selline väga mõnus. Väga tore, Pille. Me jõuame kindlasti kööki tagasi veel vaatama, mismoodi ja kuidas need asjad käivad. Väikene tutvus siis lehtpeedi ehk mongoldiga on tehtud. Meie täna hommikune peategelane köögis on aga lehtpeet ja Pille on väga toredasti siin juba 2 rooga lehtpeedist valmis teinud. Kui populaarne lehtpeet sinu silmade järgi on? Kas Eesti perenaised armastavad lehtpeeti? No ta on muutumas jälle populaarsemaks. Et tegelikult taas, kui sa vaatad selliseid 20 aasta taguse kokaraamatut, täitsa eksisteerib, vahepeal kadus ära.
ja siis tuli mangoldina tagasi. No vaata, Miskipärast, jah, niimoodi tuli- tänapäeval need asjad käivad ikkagi. Sa pead ütlema Jah. nagu mitte makaron, eks ju, Vaid pasta, vaid sa pead ütlema pasta. No kõige parem näide on tegelikult spargelkapsas. Kõik 60-70 aastate kokaraamatud on spargelkapsa retsepte täis ja järsku tuleb suure lainena brokkoli. Ja hoopis teine asi. Nii, on aga sama. kui meil on see lehtpeet olemas, siis üks variant sinu versioonis ja visioonis on siis selline mõnus pirukas. Jah, sa kasutad seda nagu spinatit. Et siin on meil sellised Kreeka ja Türgi hõngulised fetajuustu täidisega pirukad, filotaine pirukad. Saab ka lehtainena teha, aga ta on siuke hästi mõnus krõbe. Siin mõned juba krõbistasid. Ja sinna sisse panime siis lehtpidi lehed, mis me praadisime pannil läbi sibula, panime natuke punet, panime juurde seda pehmet fetajuustulaadset juustu ja siis panime filotaine lehtede vahele. Et neid lehti võib kasutada, kas siis sedasi spinatina või siis ongi nagu täitsa sellise natuke peidimaitselise rohelise lehtköögiviljana. Ja kui üldiselt siin kasutatakse ilma varreta ja need varred on iseenesest nagu täiesti vaatamist väärt, neid on meil nüüd vähem kui hommikul, sest ka vartes tegid see eraldi roa. Varred ma keetsin kergelt läbi 2-3 minutit soolaga maitsestatud vees ja nõrutasin ära ja sellest me tegime sellise juustu ja sinepi ja koorekatte all sellise vormi. Ma korraks vaatan ka, milline see siit seest ikkagi välja näeb, et vaataja näeks ja mõistaks. No siin on ikkagi selline tugev, ta on ikkagi need varred ei ole väga pehmeks, ei lähegi kokkuvõttes, eks ju. No võib ju kauem kuumutada, aga samas ega me noored inimesed, mis meil... Ei, muidugi närima peab ka midagi, eks ju. Hammastel peab olema tööd, nagu ütlen hambaarstid. No siin ta näebki selline, ma nüüd ei hakka seda opereerimisel rohkem, aga ta näeb selline tore siuke varrevorm välja. Kui sul maitseb juus, kui sul maitseb sinep, siis see on väga mõnus viis aias lokkava köögivilja kasutamiseks. Nami-namis umbes lehtpeedi retsepte, kui palju on? Ma arvan, et ikka mitmekümne ringis. Ja ta on vitamiinirikas, mis tõttu temast on põhjust. On ja kuna nüüd hakkab lehtpeet ei kannata, kui sul lehtkapsas näiteks peedres, siis see võib külma saada. Lehtpeet ei kannata sul külma. Ehk ta tahab nüüd juba varsti ta läheks selliseks nimaseks kätte ära, et praegult on just õige aeg korjata kogu saak ära. Siis kui on üks suuremad lehed, siis lehtpeedi lehed ja varred, et siis võtta need lehed varte küljest ära, tükeldada, siis kupatada võib-olla umbes 1-2 minutit kuumas vees, siis hästi ruttu maha jahutada jääkülmas vees, kuivaks pigistada ja panna selliste parata portsjoni pallikestega või tükkidena sügavkülma. Ja lehed samamoodi või need rootsud samamoodi, et kui siis tahad nagu vormiroa jaoks, teed sellised 5 cm jupid, suppide, hautiste jaoks lõikad pisikesed jupid, kuumutad läbi, jahutad maha, kuivatad ja sügavkülma. Aitäh, Pille. Talvel hea võtta. Sellised retseptid täna hommikul peategelane Lehtpeet, suur aitäh seda meile tutvustamast ja meie kodulehelt kindlasti leiate ühel hetkel, õigel hetkel ka need retseptid üles.